Tere 3. klass! Loodusõpetus. Kordamine, elektrivool ja magnetid. Tänases tunnis me kordame elektrit ja magneteid. Oled juba lugenud ja mõningaid ülesandeid iseseisvalt teinud ka. Sa oled väga tubli. Aga täna ma proovin sulle veel kord üle korrata, mis asi on elekter ja mis asi on magnet. Ole siis tähelepanelik, et sa saaksid vastata hiljem terasse üles laetud küsimustele. Ja ole tähelepanelik. Oled valmis? Alustame siis. Elektrit kasutame peaaegu kõikjal. Elu ilma elektrita tundub tänapäeval pea mõeldamatu. Alates söögi tegemisest, riiete valmistamisest ning lõpetades aja viitmisega. Igal pool on elekter abiks. Söögi tegemise korral on asi ilmne, sest elektripliit ja veekeetja on pea igas kodus. Aga kuidas on meie riided elektriga seotud? Riideid õmmeldakse õmblusmasinatega, mis töötavad elektrienergia jõul. Elektrist räägime enamasti kui elektrivoolust. Näiteks kui laes lambid ära kustuvad, öeldakse, et vool läks ära. Igas kodus on voolumõõtja, mis mõõdab elektrivoolu hulka, mis on kodust läbi voolanud. Aga mis on voolamine? Voolamine on millegi ühesuunaline liikumine. Näiteks jões voolab vesi. Aga mis elektrivoolus voolab? Need on elektronid, mis on üliväikesed aineosakesed. Elektronid on nii väikesed, et neid ei saa näha ka kõige tugevama mikroskoobiga. Elektronid on elektrit täis ehk elektriga laetud. Öeldakse, et neil on elektrilaeng. Aga mis asi on elektrivool? Elektrivool on elektronide korrapärane ühesuunaline liikumine. Elektrone on kõikides ainetes, kuid vabalt saavad nad liikuda näiteks metallides. Seal liiguvad nad läbisegi, igaüks ise suunas. Seisma ei jää nad kunagi. Kuid on ka võimalus, et kõik elektronid hakkavad liikuma ühes suunas. Sellist elektronide liikumist nimetatakse elektrivooluks. Ühe elektroni laeng on väga väike, kuid metallis on elektrone väga palju ja nad võivad tekitada elektrivoolu, mis paneb lambipirnid põlema. Vaatame, milline näeb välja elektripirn seestpoolt. Meil on pirn, mis on lõigatud pooleks. Pirni läbi joe. Juhtme üks ots tuleb välja pirni alt osast. Teine aga ülevalt keerme lähedalt. Elektrivool liigub läbi juhtme. Kui elektrivool juhet läbib, sütib pirn põlema. Niisiis, jäta meelde. Elektronid on elektrilaenguga osakesed, mis saavad metallis liikuda. Elektrivool on elektronide ühesuunaline liikumine. Edasi räägime vooluringist.
Vooluringid on kõikjal meie ümber. Lülitist tuld põlema pannes laseme elektrivoolu lambi vooluringi. Järgnevalt näitan ma sulle animatsiooni vooluringist. Pane tähele, mis osadest koosneb animatsioonis nähtud vooluring. Vooluringis liikuv elekter tuleb kas patareist või vooluvõrgust. Elektrivool on elektronide liikumine vooluringis. Tavaliselt peetakse elektrivoolu suunaks seda suunda, kuhu poole liigub positiivne laeng. Järelikult vooluringis liigub elektrivool patarei plusspoolelt miinuspoolele. Elektronid liiguvad vastupidises suunas. Patarei on justkui pump, mis elektrivoolu vooluringis ringi ajab. Elektrivool liigub vaid siis, kui vooluringis on elektrit andev patarei. Elektrivool ei liigu, kui vooluringis on katkestus. Vooluringide kohta tehakse elektriskeeme. Seal kasutatakse märke, mis tähistavad vooluringi erinevaid osi. Nii, mis osadest koosneb siis animatsioonis nähtud vooluring? Patarei, lüliti ja lambipirn. Kõige lihtsama vooluringi moodustavad elektripirn ja vooluallikas, näiteks patarei, mis on omavahel juhtmega ühendatud. Vooluringi abil töötavad aga ka kõik keerulisemad elektriseadmed, näiteks külmkapp või teler või nutitelefon. Kõigis vooluallikates peab olema vooluallikas. Vooluallikas on juhtmete abil ühendatud seadmetega, mis elektri abil midagi teeb. Näiteks valgustab tuba või näitab filmi. Niisiis, jäta meelde, et vooluringis liigub elektrivool ja igas vooluringis peab olema vooluallikas ja elektri abil töötav seade. Järgnevalt räägime natukene elektrijuhtidest, ehk siis millised materjalid on, mis juhivad elektrit ja materjalid, mis ei juhi elektrit. Ehk siis materjalid, mis juhivad elektrit, on elektrijuhid ja materjalid, mis ei juhi elektrit, on mitte elektrijuhid. Ja siin pildi peal on vasestraat ja see on üks väga hea elektrijuht. Sellepärast tehakse nendest erinevaid juhtmeid. Mõned materjalid juhivad hästi elektrivoolu. See tähendab, lasevad elektronidel endast läbi voolata ning teised halvasti ja mõned ei juhi üldse. See tähendab, et ei lase elektronidel endast läbi voolata. Seepärast ongi need materjalid, mis juhivad elektrit, hästi nimetatakse elektrijuhtideks. Ja neid aineid, mis üldse elektrit ei juhi, nimetatakse mitte elektrijuhtideks. Head elektrijuhid, metallid, metallmünt, plekitükk, metallmutter ning mitte elektrijuhid on plastmass ja paber. Kuna ka inimese keha ja vesi juhivad hästi elektrit, peavad elektrijuhtmed olema kaetud mitte elektrijuhi, näiteks plastikuga. Muidu saaksime elektrijuhtmest kinni võttes surmava elektrilöögi. Seepärast ei tohi kunagi elektrijuhet puudutada. Kui selle plastikust ümbris on katki või mattmetall seest välja paistab. Mitte elektrijuhid on näiteks ka klaas ja kuiv puit. Niisiis jäta meelde, et elektriseadmed ei tohi kasutada märgade kätega ega vees olles. Pistikupesad, elektrijuhtmed ega elektriseadmeid ei tohi torkida. Tulekahju korral
ei tohi voolu all olevat elektriseadet kustutada veega. Elektriseadet seinakontaktist välja tõmmates tuleb alati kinni hoida pistikust, mitte juhtmest. Elektriohu märgiga kohtadest, näiteks elektrijaamade ustest tuleb eemale hoida. Kui siiski juhtud nägema avatud ustega alajaama, siis räägi sellest täiskasvanule. Elektriliinide all ei tohi mängida. Kui oled sattunud õue maha kukkunud elektriliini lähedusse, siis eemaldu sellest rahulikult. Kui märkad, et mõni inimene on maha kukkunud elektriliiniga pihta saanud, siis ära lähene talle, vaid siis tuleb helistada hädaabil numbrile 112. Elektri tootmine. Elektrit toodetakse, nagu sa tead, elektrijaamades. Enamasti toodetakse elektrit maavarasid, näiteks maagaas, kivisüsi, põlevkivi põletades. Paraku on inimeste arv kiiresti kasvanud ja elektritarbimine suurenenud. Seetõttu maavarasid järjest on vähemaks jäänud. Elektrivoolu tuleb kokku hoida, kuid elektrit saab toota ka taastuvate energiaallikate abil, näiteks tuule ja vee liikumisenergiast või siis päikese valguse energiast. Nendest toodetud elekter on keskkonnasäästlikum kui maavaradest toodetud elekter. Nii ja räägime nüüd ka lõpuks magnetitest. Magneteid on erineva suuruse ja kujuga. Kõik magnetid tõmbavad ligi teatud materjalist esemeid. Olenemata kujust või suurusest on kõigil magnetitel ühine võime tõmmata ligi teatud materjalist esemeid. Magnetid tõmbavad ligi metallist esemeid. Magnetid ei tõmba ligi puidust, plastist, kummist ja paberist esemeid. Lisaks sellele, et magnetitel on ühine võime tõmmata ligi rauast ja niklist esemeid, on kõigil magnetitel 2 poolust. Põhjapoolus, mida märgitakse N-tähega, ja lõunapoolus, mida märgitakse S-tähega. Mõnikord on pooluste hõlpsamaks eristamiseks need tähed magnetitele joonistatud. Teinekord on poolused tähistatud erinevate värvidega või on mõlemat viisi korraga kasutatud. Kui teha katse magnetpulgaga, siis kui panna lähestikku magnetite vastaspoolused, siis need tõmbuvad need teineteisest tugevamalt ligi. Kui aga püüda lähendada magnetite ühesuguseid pooli, tõukuvad magnetid teineteisest eemale. Niisiis, magnetite vastaspoolused tõmbuvad ja ühesugused poolused tõukuvad, ehk siis lähevad eemale üksteisest. Räägime natukene ka kompassist. Arvatavasti üks esimesi asju, kus magnetit kasutati, oli kompass. See on siis vahend, mille abil inimesed saavad õiget liikumissuunda leida. Ent mitte kogu kompass pole magnet, vaid üksnes kompassi nõel. See nõel asub teravikul ja saab seetõttu vabalt pöörduda.